Ilusat päeva jätku. Meil on rõõm tervitada stuudios Ü-kaku pusade tegijat Maaret. Tere õhtupoolikut. Tere, tere. Nii harva, kui meie stuudios ka keegi käib ja nüüd ma saan aru, et suisa Lõuna-Eestist on Maare tulnud kohale ja kuidas selle nimega nüüd on ja üldse selle Lõuna-Eestiga, et Ü-kaku kõik see nimetus ja meil oli ennem siin ka juttu nagu, et kas ongi nüüd puhas ainult Võrumaa ja Lõuna-Eesti või on mingid muid seosed ka selle nimega? Ei, selle nimega on selline lugu, et minu vanaema on Võrumaalt pärit ja sealt on minu seos võru keelega. Ü-kaku pusad nimi tuli sellest, et Ü-kaku tähendab öökulli, mis mulle väga meeldib ja pusad... Öökakk on eesti keeles siis nagu. Noh, midagi selle sarnaste. Ja pusad ma jätsin eestikeelsena, et oleks ikkagi kõigile arusaadav, sest kui ma oleks pannud Ü-kaku hammit, siis võib-olla tekitaks see nagu küsimust ja keerulisem oleks ka internetis üles leida. Aga niimoodi see lugu sai alguse, jah. Ja mille pärast, miks ta ongi Ü-kakuga? Lihtsalt selle pärast, et see on nagu lühend, nagu et 1, 2 või Ü-ka-kommi ja kakk ja nagu, mis on öökull või kuidas see nimi ikkagi tuli? See nimi tuligi sellest, et mulle lihtsalt meeldivad öökullid ja Ü-kakk ehk siis Ü tähendab ööd. Ahaa. Ja siis sellest ta tuligi see Ü-kakk ja kui ma otsisin endale ka nagu pusadele logo, siis see kõige rohkem meeldis mulle ja sellest arenes välja ka see nimi. Just nimelt. Põhja-Eesti inimesed suhteliselt vähe teavad Ü-kaku pusadest üldse midagi. Miks see nii on või kui noored või vanad üldse te olete selle pusade tegemisega? Tead, tegelikult ma pean ütlema, et pusad on juba tuntud täiesti Lõuna-Eestist Soomeni, on tellimused ja ka väga palju inimesi on siit Põhja-Tallinnast, Põhja-Eestist, üle Eesti täielikult, sellepärast, et inimesed, kellel on vanaema, vanaisa või mõned sugulased on Võrumaaga seotud, siis nad ikkagi on selle üles leidnud kuidagi või nad on mingites sellistes gruppides, kuhu ma olen seda infot jaganud, et tegelikult ma saaks öelda, et on suhteliselt võrdselt üle Eesti neid pusasid, et ma arvan, et ma olen saanud pilte, kus kandjad on lennukis Tallinna lennujaamas ja samas on ka täiesti Rakveres inimesed jalutavad pusadega ja et nad on igal pool tõesti praegu. Mida soomlased lasevad kirjutada pusa peale? Kõige viimane oli üks lahe eritellimus, kus üks neiu võttis, ma eeldan siis, et enda kaasale võttis siis ikkagi võrokõne ja endale võttis mõtskass. No jah, loomulikult teistmoodi ei saakski Lõuna-Eesti pool üldsegi olla. Kust see mõte üldse tuli, et pusasid hakata tegema ja nii-öelda turundama? Kas see on mingi puhas selline äriline plaan või on siin ka midagi muud? Ma pean tegelikult ütlema, et see sai alguse täiesti kodus ühest sellisest küsimusest, kui mu 4-aastane laps kuulis, kui ma taaskord rääkisin vanaemaga ja vanaema räägib meil puhast võru keelt ja kui kõne lõppes, siis mu laps vaatas mulle naljaka näoga otsa ja küsis, et mis keeles sa rääkisid vanaemaga, et ma ei saanud üldse aru sõnadest. Ja siis ma hakkasingi mõtlema seda, et tegelikult minu ümber on nii palju inimesi, kes võib-olla mingitest lihtsamatest sõnadest saavad aru, aga kõik teavad, et võru keel on meil, ta on väga ilus keel ja ta meil seal Lõuna-Eestis on, aga ma tahtsin tuua selle rohkem inimesteni, sellepärast, et ma tunnen, et kuna minu perekonnas ikkagi on veel jäänud ainult minu ema, vanaema ja onu, kes räägivad tõesti ainult võru keeles, siis tundsin lihtsalt, et see pärand, mida ma tahan edasi anda, on isiklikult minu jaoks nagu kadumas ja mõtlesin, et miks noored ei võiks sellest rohkem teada, et seal on nii lahedaid väljendeid, see on üldse minu arvates nagu üliäge ja siis ma mõtlesingi, et aga kuidas seda tuua ja mõtlesin, et mis on selline asi, mida ma iga päev näiteks nagu teen või kannan või kus ma käin ja siis mõtlesingi, et ma käin pusaga tööl, ma käin pusaga poes, ma kannan pusaga lihtsalt kodus, lähen lastega parki, et see on selline praktiline asi, mis võiks olla ka sõnumit edasi andev ja ilus, mugav, pehme soe. Just. Ma saan aru, et tegelikult siin oli vastus ka küsimusele, ma tahtsingi küsida, et miks just pusad, aga mitte näiteks püksid.
et siin oli tegelikult nagu vastus ka sellele küsimusele olemas, et pükste peale see saab ju ka kirjutada, aga vist pusa on kuidagi atraktiivsem ikkagi siis. Et kas sellel põhjusel on ikkagi pusad ka? Ja tegelikult on meie valikus ka T-särgid olemas ja ka riidest kotid, et näiteks suvel T-särgid olid väga popid, et eriti kui meil oli nüüd see väga soe suvi, et siis päevasel ajal need pusad võib-olla oli natukene liiga soe kanda, et T-särk oli ideaalne. Ja teine asi, mis me näiteks vanavanemate päeval hõikasime välja, oligi see, et vanavanemad käivad ikkagi meil palju poes ja ikkagi jalgsi enamus käivad, et need riidest kotid, me lasime sinna ikkagi need kirjad Helkur trükis peale, et need oleks ka selline ohutuse aspekt juures, et me ikkagi hoolime enda inimestest. No just, ja kõik see, millest me siin ka praegu räägime, siis tegelikkuses on ju ka näha ja saab ka tellida ikka ju veebisaidilt ükakupusad.com on olemas täiesti ja seda me oleme ka siin meie kuulajatele ikka meelde tuletanud. Kuidas või tähendab, ütleme, kus kohast üldse saab näiteks neid pusasid peale selle veebilehe veel leida, et jaekaubanduses kui sellises minu meelest vist ei müüda teie tooteid või kui? Ei, jaekaubandusega me ise ei ole ka nagu ühendust võtnud, meie pusasid reklaamib veel Uma Puut internetis selline platvorm, kus nad jagavadki võrukeelseid Võrumaaga seotud tooteid ja tellimine ikkagi käibki meie kodulehe siis chatinurga kaudu või siis seal on ka aktiivsed lingid otse nii Instagrami kui Facebooki lehele. Et kuna ma üksinda suhteliselt haldan seda, et mul on õde, kes mind vahepeal abistab, siis mul on väga hea ja lihtne, kui need kõik tellimused ikkagi jooksevad ühte e-maili nagu kokku. No just, jah. Kes üldse kasutavad või kes on see seltskond, kes teie pusasid võiks kanda ja peaksid kandma? Kuna meil on pusad alates 3-4 aastastest kuni täiesti igasse vanusegrupis põhimõtteliselt on nii, et suuruse mõttes saavad kõik välja arvatud väga väikesed beebid kanda, aga tellijate hulgast ma ütleks, et ongi niimoodi, et täiesti 3-4 aastastest kuni ma näen nagu inimeste profiilipiltidest täiesti vanaemad, vanaisad kannavad neid, et siin nii isadepäeval, vanavanemate päeval, emadepäeval läksid nii emadele, vanaemadele vanuses täiesti 20 kuni ma arvan 75-85. Kas on niimoodi, et täpselt selle pildi, või ütleme sõnu, mida inimene ise tahab, saabki trükkida? Ja kui me alustasime niimoodi, et meil olid siis ainult kindlad sõnad, mida me pakkusime, siis nüüd me oleme laiendanud seda, et inimene saab tellida seda trükki, mida ta ise soovib, et ta kirjutab meile, vahest me aitame natuke suuname võib-olla seal, et kuidas võib-olla kõlaks paremini või oleks, ütleme, lühemalt oleks võib-olla ilusam pusa peal, aga saab tellida kõike. Et me teeme kõike, teie ainult küsige. Põhimõtteliselt küll, jah. See on väga tore. Mida tahad ütelda ja soovitada inimestele? Tahan soovitada, et tellige meie pusasid, sellepärast, et külmad ajad on käes ja need on tõesti väga soojad ja pehmed pusad ja väga mõnusad naha vastu, et tellige võrukeelseid tekste, tellige kas või pilte, mis teile meeldivad, et me oskame teid kõiges aidata ja kanname võrukeelt uhkusega. Ilmtingimata jääb üle ainult oodata, millal, ütleme, et siis samaväärsed, kindlasti mitte nüüd nii head, aga et tooted tulevad nii Saaremaalt kui Hiiumaalt, mis on siis otseselt seotud eesti keele, kultuuri ja pärandi nii-öelda säilitamisega. Maare, mida veel soovitad ka inimestele peale selle, et nad veel ostavad ja tellivad pusasid, et millal te laienete näiteks? Ma arvan, et me laieneme siis, kui meie poole pöördutakse sooviga, et nad mingid jaekaubad või siis... Teete oma poe?
oma poodi, jah, miks mitte, kindlasti oleks tore. see on mõttes käinud ikkagi läbi? Selline pop-up pood on käinud mõttest läbi, aga hetkel on see lihtsalt jäänud selle taha, et kuna ma olen veel kodune ema ja aastase lapse kõrvalt oleks mul väga keeruline kuskil pop-up poes askeldada, siis ma arvan, et see on selline tuleviku küsimus veel edasi, jah. Aga mitu inimest üldse firmas on? Meie stuudios näeme ainult üht ilusat noort säravat naisterahvast, aga on ju veel inimesi ju? Olen mina ja siis on minu õde, kes aitab mind raamatupidamises ja kui on ikkagi sellised suurtellimused nagu emadepäevad, isadepäevad ja loodetavasti ka jõulud, siis on tema ka, nii et mu õde Triinu aitab mind ka väga palju, jah. No nii et ei olegi palju inimesi. Aga igal juhul meie saame ainult hetkel ütelda, et minge käige taas jällegi vaadake korraks selle jutu illustratsiooniks üle ka ükakupusad.com koduleht. Sealt saate kinnituse kõigele sellele, millest me siin juttu tegime ja stuudios on siis oli Ükakupusade üks tegijatest Maare ja nüüd siis teate, täna läheb muideks ka üks pusa jällegi taas meie kuulajatele välja juba mõne hea minuti pärast, nii et nüüd teate, mida kannate. Aitäh Maarele! Ja aitäh teile!